Vaadake, kui ilus. Läheme lebaussiga proovime siin. Eile see vana kirjutas mulle õhtul, et ta sai 10-11 tükki paari tunniga. Ilusad suured lestad, üks seal püüab, aga ma ei tea üldse, kui kaugele me lähme lebaussiga. Vaatame siin samas, et ma panen veealuse kaamera külge ja me peame vaatama, kus on vähem kivisid. Ma arvan, et see lest on siin igal pool, et väga kaugele ei ole mõtet minna. Ilm on kuldne, vesi tõuseb, vaata kui selge on kõik. 3-meetrised latid on. Natukene kehva on, ütleme, 3-meetriste lattidega, aga pole hullu. Võib-olla peaks investeerima ja ostma uuesti. Ma ei leia neid suuri üles, mul olid 420 ja 460. Igavesed uhked latid, aga ma ei tea, kus nad kolimisega. Ja on kurdi 2 korda kolida saadud. Siis see vana paistab, et on, see ei püüa kala, see loeb linde siin. Tuleb vaadata siuke koht, et kui jääb kinni, siis on hea minna järgi. Ei oska öelda. Võib-olla siin. Tinast on pohhu, aga ma tahan kaamera külge panna. See on siuke, mis võib seda jama tekitada. Nende päris suurte kivihunnikute tagant ei ole võimalik järgi minna sinna alla. Kui see kaamera külge jääb. Vaat. Vaatan mingi madalama koha. Need on päris kuredi pikalt reestjad. Aga vana paistab, et on rattaga siia tulnud. No jah, kui ma panen juba külge, siis vaatame edasi, mis saab. No, otsad. Võta. Suur, jah. No ilus, see on kuradi mingi 35 centimeetrit siuke lestresk. Korralik pannitäis, pane võtti. Aga ma püüdsin, me just tulime. Ma püüan vaata selle atraktiivse püügiga, nii et mul on, ma kogu aeg vaikselt kerin teda. Et viskan ta hästi kaugele sisse. Nii. Lasen tal põhja ära minna ja siis põhimõte on selles, et ma teda nagu peaaegu üldse seisma ei jäta, ma ainult kerin teda. Kogu aeg vaikselt kerin. Sellepärast, et see tina läheb põhja ja siis ta tuleb vaikselt selles põhjaliiva sees ja ta teeb häält. Ja see paneb nagu lestal ajab kõrvad kikki, et kuule halloo reis, kes see siin oled, et niimoodi käid ringi. Ja ta haarab. See on atraktiivne püük, ta haarab kohe suhu. Siis ta oli jälle võtt. Siis ta rabab nagu kohe selle suhu ilusti.
no vaatame. Ja sa käid nagu rohkem pinda ka läbi, vaata, kui ta on sul passiivselt seisab lihtsalt, siis hea küll jah, lõhna peale ta tuleb, aga sellega sa lihtsalt kammid põhja läbi ilusti. Ja see ajab selle lesta vihale. Niimoodi püütakse meil siin päris kõvasti. Türa kinni jäi raisk. Nüüd on vaja siit kivide pealt minna. Õnneks ei ole nii libedad. Türa nad on ikka päris libedad need kivid. Täitsa persed. Ei ole nii sama. Et käid. Tere, see jäi sinna alla kuskile. Õnneks. Aga no siin ei oleks praegu see suur latt ka aidanud, ütleme nii. Siin sa pead ikka valmis olema. Kivide vahele tulema. Nii. Nüüd ma teen siukse lükke, et ma viskan siia teispoole hoopis ja vaatan, mis teema siin teispoole siia poole, et ma tahan näha, mis siin põhjas on. Äkki on siin midagi, sest sealt nurgast nad püüavad. Siis võib siin basseinis ka olla. Nii nipet-näpet. Ja siis ma panen selle teise süsteemi 3 konksuga. Miks? Sellepärast siis ma saan anda täie jõuga ja hästi kaugele visata. Ma ei julge selle kaameraga visata. Nii väga kaugele. Vaat. Nüüd on kumm tühi juba. Et selle kaameraga siin sadamas püüda, see on jah siuke. Aga no ega see suur latt ei aita ka suurt sittagi, ütleme, selle on mingi meeter oli pikem, aga türa siis ta on nii raske rest, et see on ikka minu arust vähe mugavam, ütleme, püüda. Ma vaikselt kerin. Et praegu peaks olema veetõus. Et kõik peaks olema väga hästi. Lepaossil üks võtt oli, aga näed, rohkem ei ole muhvigi olnud. See vend muidugi eile viskas kaugemale. Et ta võib-olla ei ole nii kalda ääres lihtsalt. Aga loodame, et ma saan selle kaamera nüüd ilusti ikkagi kätte toodud ja siis on ju võimalus, kui te seda videod juba vaatate, siis te ju näete, mis põhjas toimub. Et me tuleme õhtul tagasi. Läheme vahepeal koju. Meil on natuke vaja asju teha ja siis ma arvan, et kuskil 5:30 tuleme tagasi siia püüdma. Et aga noh, ma ikkagi panen veel selle teise süsteemi ja proovin kaugemale visata, sest praegu on ka veetõusu aeg. Selle 11:30 hakkab veevool keerab.
siis peaks tegelikult lest ennast ümber keerama ja ongi väga hästi, ütleme nii. Kaamera töötab jah, väga hea. No siis polegi suurt midagi, kui ma panen praegu teise kaamera kinni, vahetan süsteemi ära ja siis saadan vähe kaugemale. Ma olen siis tööle, kui ma saadan. Nüüd on päike ilusti välja tulnud, meil on kala päris hästi juba. Siin terve hommiku otsa sepitsenud ja Lepaüssili kala tuleb praegu. Ei, väga hea. Keri jah, vähe kiiremini, kui see jõuab siia poole. Suur kala või? Ei tea, raske on. Väga hea, see on ainult hea. Lepaüss näitab teile professionaalsust. Jep, ilus, väga ilus. Väga ilus lest. Ütleme nii. Mis sa veel tahad? Väga uhke. Mis sa veel tahad? Meil on siin ma viskan jah. Siin juba hommiku algul oli kehvem, aga nüüd juba on, ütleme nii. Et töö käib. Viskan Lepaüssil sisse, siis ta lendab kaugemale. Näed, 220 meetrit, nagu niuhti. See oli vise. Et päike on ilusti välja tulnud. Juba nagu keset päeva, õhtuni veel küllalt aega. Ja meil on 6-7 ilusat lesta juba siin olemas, nii et ei ole midagi. Ma võtsin ühe 2 haavale. Pean selle lati natuke siia poole viima, siis ma näen ka, mis siin toimub. 2 tükki kokku panema. Aga noh, mõlemad on toimetanud. Nii. Väike kofenno. Salivõtt või? Ma ei tea, jah. Vaat nii. Teised on ka seal, üks vana võtab küll kala välja, aga ma ei tea, teine on nagu vaikne. Siin nagu vist midagi nagu nokib seal all, sellepärast, et mul on siin see atraktiivse püügiga see komplekt, tegelikult peaks seda kerima, aga ma ei viitsi lihtsalt. Et tal on niimoodi, et tina läheb põhja, siis ühest tina otsast läheb lips ja teisest tina otsast läheb lips. Et see, kui ta põhja ära läheb, seda tagumise lipsu võtmist sa ei näe, ütleme niimoodi. Sellepärast on mõeldud, et sa kerid vaikselt kogu aeg teda. Et aga kui ta hakkab nagu ots vaikselt niimoodi käima, siis on niisugune oht olemas, et seal on juba kala otsas seal taga. Ja seda teist võttis ja rabeles siin teisel ka mulle. Aga ma ei jõudnud. Õigeks ajaks, ütleme niimoodi. Ma vajasin kaamerat ja värki korradi kõike sükk sebimist. Aga muidu on päris ilus. Sadam on ilus. Pilvisus on läinud, päike on välja tulnud. Kõik on 5+. Ei ole midagi halba. Tasub püüda. Ahah, võtt oli. Nüüd ma nägin teravat võttu siin.
aga kuna ma olen kohvipausil, siis kumb on tähtsam, ütleme nii. Kas kohvi joomine või vett? Ja ta sepitseb siin midagi. Midagi seal üleval sepitseb igal ajal. Võttu on näha jah, midagi toksib seal all. Ja päris pull on jah, näha seda. Kaameraga on ikka väga vinge vaadata, mis põhjas toimub. Jälle! Mis asja? Kuule, sa võta nooti natukene maha. Järjest tuleb inimesi juurde. No praegu on hea aeg ka, ütleme niimoodi. Ilm on ju kuldne, need tulevad lihtsalt siia lobisema. Lobisema ja püüd maitsin ühel lati kokku panna. Paistab, et ega nad on mingisugused jahiriided on seljas või mingid jahimehed tulnud mingi klubiga siia muuli peale püüdma. Aitsin ta lati kokku panna, et saaks püüdma. No, meil on ju olemas, mis sa veel tahad. Küll, päev on ilus, ilusti korda läinud, ütleme nii. Päev on ilusti korda läinud. Nüüd oleks paari võttu veel vaja ja siis võiks rahulikult koju ära minna. Ütleme nii. Ossar vaiskus, sikutas täitsa lõpprais. Need anod saad. Ja. See tahtis kõrd terve lati ära viia käest. Jubedalt sikutas. Latt ragiseb raisk, nagu lõhe püüab. See on tegelikult lõhe latt. Aga no, ega ta veel käes ei ole. Punnib vastu ka. Tere, kus punnib vastu, mis kõrdi kala siis ikka on. Suur ja läks. Läks minema, jah. Suur lest oli reis. Tere küll. Aga noh, nii see kalapüük käib. Eriti veel siin, selle külje peal. Läks jah. Pole midagi uuesti sisse ja ta on jah kaugemal natukene. See lendab päris kaugele mul. Pean ta ise ka välja kerima. Need vanadel on võikud kaasas. Tulid siia, võtsid oma võikud ja kohvi ja võiku ja niimoodi püütakse. Nad tulid lihtsalt nautima seda kõrdi kalapüüki. Ma viitsin seda teist välja käima. Lihtsalt käin natuke paar ringi peal. Olla on kuskile mätte taha jäänud, sellepärast et otsas või? Vaatad, sul samamoodi juhtu nagu mul. Türa, kui suur see oli reis. See oli juba nagu lõhe välja kerimine reis. Ja proovi suunata ja tule veel siia poole. Ja siis tule kiiresti siia. Siit vahelt ja siis tõmbada üles. No jah, seda nii, et siuksed väiksed tavaliselt ma ei püüagi. Kummijunn töötab küll, on ju. Ma ei tea, kuskil sinna kanti jah. Selle ma panen kuivama. Aga noh, püüame ussid ära, sellepärast praegu meil... ma viskan sisse. Sest meil praegu see... Meil aeg on ja ilm on kuldne. Homme saks. Ma pean homme sul vereproovi minema andma.
pead või? Okei. No see on hea tegelikult, ma arvangi, et sul on liiga palju verd sees, las nad võtavad natukene ära. See tuleb ainult kasuks. Vaata, kui on liiga palju verd inimesel sees, siis tekib siuke vere ülekullasus ja siis läheb jamaks. Nii käib kalapüük siin Taanis. Näed, väiksed tulevad tagasi juba. Ennem läksid, nüüd tulevad tagasi. Ei, mõnus asi on selles, et vaata, hommikul nagunii ma olen ärkan vara, siis jood kohvi ja siia on ainult tulla mingi mis tund, 1 miil, et selles suhtes on nagu väga hea ju. Vist nokib jälle midagi. Aga no põhjas on näha kohe, see on nagu väga super. Ja. No sa oled ikka jubedalt hakanud siin välja võtma, Reis. Siit läks see ära, nüüd on vaja seda teha. Natukene pingutada. Ja kummijõnn läks ära, ma ei tea, meil on kummijõnnid autos. Kogu aeg läheb meelest ära. Et kummijõnni kaasa võtta. Kummijõnn on lestapüügi juures väga oluline asi. Nii. Viskame uuesti lepaussil sisse. Miks ta kinni jääb? Nojah, aga siis on vähemalt see kaugus olemas, kus ta toimetab. Ma pean omal ka selle teise välja kerima, sellepärast see on kuidagi nagu jõle vakkar hästi. Ma ei tea, kas ta äkki läheb liiga kaugele. Lepaüss on siin meil viimasel ajal välja võtnud. Need ei ole nii kaugel. Tühi ju. Ei ole. Ei ole, kõik on hästi, ütleme nii. Siis ma ei tea. Näed, siuke B-fisker läheb, nagu mina olen. Võrgumasin on peal ja veel bensumootoriga. Näed, vana võtab ka välja. Võiku on suus ja näed, võts välja lesta. Kõik söövad ülejäänud, söövad võikut ja need väiksed kalurid tulevad sisse ja täna käib ikka kõva melu. On hakkalt pihta siin. No ilm läks ka kuldseks ära. Väga mugav kaluri elu. Kaluri külas, võttis vä? Otsas vä? Ära ajab paska mulle. Lasked tuleb. Tira, ma hakkan täna kotti saama vä? Ma arvasin ikka päeva lõpus sina hakkad koristama kodus, mitte mina. No jah. Nii selle estapüük käib. Näed, väiksed lähevad ja suur langustiinitraal tuleb sisse. Tõsta nüüd kiiresti üles ta. Ei kinni või? Ei kinni, jah. Oota, ta lase korra. Ta võib-olla raputab ise lahti ennast. Väga hästi. Tõstame niimoodi. Ilus hästi.
ilus lest. Need lähevad kõik kuivama. Need ma panen kõik kuivama. Siis tuleb välja, et ma ei saagi siin ainult sisse välja ja sul on nüüd kuradi hea see kaugus jäänud, sellepärast et ta jääb kinni siia selle taha, näed. See on mul lõhelatt, lõhe see. Ja siin on see tamiili ja nööri koht. Ja ta jääb sinna kinni. Vot nii on lood. Ja mul ei ole muhvigi, ütleme nii. Mingit võttu, lebahoiskoorid siin edasi. Aha, vist hakkab midagi toimetab siin. Midagi vist toimetab. On siuke tunne, et selle tagumisel on otsas. Sest sellel on nagu väga raske seda aru saada, sest ta võib-olla võtab tagumist lipsu. Siis sa võttu ei näe, siis sa näed siis, kui ta on juba otsas täiesti. Aga noh, nagu ma ütlesin teile, et ega ma siin päris tööpostil ka ei ole või. Ainult sisse välja, lepahois koogib sealt. Näed, paljad tuleb sisse. Piloot tuleb sisse, jah. Hullult hea on küll ikka. Ma olen nii rahul, et ma siia Kreenasse kolisin. Hea lihtne, kõike püüda. Ei ole vaja autoga palju sõita. Paadiga nagu nii praegu, nad kalurid ei saa mitte muhvigi. Rääkisin eile selle lõhepüüdjaga, ütles vesi on liiga külm, nad ei saa lõhet. Statistikas ei ole ka näha, mõned lõhed on saadud, aga seda on liiga vähe. Liiga vähe. Mul on jah siuke tunne, et seal X on käinud. Tagumisel on vist tõesti otsas vees. No ega seda võib öelda, need on nagu minu kalad, sellepärast mina viskan, mina panen, võtan otsast ära, mina teen kõik absoluutselt mina. Sina lihtsalt kerid välja. Lihtsalt kerid välja. Jääb nüüd kiiresti. Vaata, ma näitan sulle, Triin, ühe asja veel. Kui ta hakkab ligemale jõudma, siis pane ots hästi alla. Sul on ots üleval. Siis sul ei ole enam tõmmata kuhugile. Keri ots hästi alla niimoodi ja siis tõmbada üles. Siis sa tõmbad ta väga ilusti kõrgele ära. Noh, väga hea. Ütleme niimoodi. Jah, paneme uut ussi. Nii kui meil neid usse on, võib panna küll. Hej. Hej, jeg har fået fat i børsteorm. Nej, sandorm. Sandorm, ja. Jeg synes ikke, de bier så godt med brystorm. Ja, jamen, vi har kun fået det et sted, hvor vi har kunne fundet dem med børsteorm, nemlig. Fordi de siger, at de starter først 1. april, så skal man selv ud og grave dem. Ah, du kan grave dem nu, eller hvad? Nej, jeg giver ikke grave dem. Jeg giver ikke bruge al den tid. Jeg skriver dem eller hvis jeg kan. Men det var da en pæn I lige har fået der. Ja, jeg skal døre Jeg den. fik en lige da jeg var kommet. Jeg flyttede lige, rettet lige en til, så sprang så sagde han. Ja, min knæk er væk. Ja, tak. Lige måde.
kumm ei ole veel. Ei ole jah, midagi ei ole teha. Mine käi autos ära tooma kumm. Nüüd ma lähen. Sul on hea koht. Näed, ta jääb kinni sul. Selle koha peal, kus on. Anna mul auto ütlema, ma lähen autost tahan kummi. Auto ütlen sinu käes ju. Okei. Peaks nagu olema. Minu arust sa ei anna sinu käes. Sest siis me saame püüda kauem. See... Ma ei tea ka. Võib-olla ei ole mõtet minna. Näed, vana käis ära ja võrgud üles võetud. Praegu võiks ikka lesti tulla ja ütleme nii, kui siit kalda pealt niimoodi saad, siis võiks siit ka tulla. Aga me lähme minema, ütleme niimoodi, sellepärast, et vanad on kõik puntis koos ja tahavad püüda siin. Neil on mingisugune, käisid rääkimas, neil oli mingisugune kokku tuleks täna mingi veteranid või mina ei tea, kes nad on. Neil on siin, ei saa öelda just, et vähe, et paras jagu seda lesta. See päevane püük on korda läinud igat pidi, olla hea, olla värske tõus ja homme saame jälle tulla, me võime iga päev siia tulla paariks tunniks. Vaat, väga olge tublid ja aitäh toetamast. Kütt läheb nagu nii kalliks.